Nii, tõmmast tagasi, kallid vaatajad, vaatame järjekordset videot, milles on taas kord siis unboxingu video. Kas midagi väga erilist ei ole, aga ma olen siis taas kord siis Goodmani Foodilt tellinud ühe paki, kus on palju pakke sees. Vot siin on siukene kast, mis palub umbes kahekesi kuni 20 kilo või isegi võib-olla rohkem, aga kuna mul kaalu pole, siis ma ei saa täpselt seda kaalu kaaluda. Aga siin on 36 asja sees ja üks asi on umbes 500 milliliitrit, see tähendab seda, et umbes 500 grammi, kui siis milliliiter on gramm nagu. Ehk siis siin on nagu 12 asja, pooled on 6, see peaks olema nagu 6 kilo umbes ja siis 36 on 18, et siis on 18 kilo. Või 20 kilo umbes niimoodi. Et igal juhul jah, see on ikka väga raske, see nagu mul peaaegu las mul käed otsast kukkuda seda asjadest nagu näha, siis kass ise hakkab ka juba siin selle raskusele suht nagu alla andma ja tahab otsad anda. Nüüd ettevaatlikult võtame siit pealt selle kile maha. Niimoodi, et siin on siis niisugused asjad, mida ei tahab videosse jätta selle paberi peal. Väga erilist see muidugi ei ole, aga see selleks. Ja ma arvan, et siit pealt võime lahti teha. See kast on küll täiesti kaistada saanud, mitte kaistada, aga see raskus on lihtsalt seda nagu korralikult ikka pressinud. Nii, ikka näha on hea, ikka näha, kus ma toimetan, see on väga hea. Niimoodi. Soo. Ma mõtlesin, et siin on eraldi need asjad sees, aga tuleb välja, et on kõik siia kasti sisse laotud. Aga paneme see kasti siis vaikselt maha. Nii, jaldi jäi alla. Jep, ma tegelikult panen korraks video pausi peale, teen väikse pildi. Ja siis oleme kohe video juures tagasi. Nii, ühesõnaga ma siis tellisin nendelt kassitäis jooke. Ehk siis 3 erinevat sorti. Näiteks meil on siin siis Chivi Sparkling Fruit Juice ja see on meil siis sidruni, laimi ja mündi. Vot näeb siis siukene see pudel välja. On siis jah, 500 milliliitrit peaks olema siis pool liitrit, kuigi ma siin ka seda numbrit kuskil väga peale ei jää. Ei näe, tähendab. Nii, mis see meil siin ütleb unuselt developed in Switzerland, et see on siis kuskil Switzerlandis tehtud, ma ei tea, mis see tegelikult riigis on. See on 450 milliliitrit on tegelikult pudel, siin on raskem arvutada seda, et jah, ümerdame 500 peale, nagu siin on mugavam arvutada seda kaalu nagu. Siin on ainult üks aine sees, see on väga hea, rohkem aineid ei tundu olevat siin. Et jah, meil on siis, neid on nagu 12 pudelit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pudelit on siis siin korraga peal. Peame neid vahepeal eemale tõstma, siis ma saan teisi pudeleid ka näidata. Ma muidu mõtlesin jah, et tulevad 12 flokkides, nagu et on lihtsalt nagu 3 erinevat flokki on siis näiteks ühes pakiautomaadi kapis nagu. Aga nad on kõik ladunud ühte kasti nagu niimoodi. Ei, siia ongi. Need peale nad ladusid jah pudelid lahtiselt. Aga all ongi meil hoopis plokid, kohe näete. Niimoodi. Et kui meil midagi õnnestub kuidagi neid siit ettevaatlikult välja tõsta. Oppadi. Nii. Meil on siis siin nüüd plokkjooki. See on ka meil Chivi. Ja see on meil siis laim ja kurk, ehk kurgilaimi siis Chivi jook, taas 12 pudelit.
nii, ja siis on meil siin on mingid sõnud. Siin on need mingid triipkoodid ka või? Tundub, et nendel on isegi pant olemas, et me saame jah, meil on siin nagu hästi palju ja siin on ka meil on nagu neid on jälle kohe meil on hästi palju siukseid pandimärke, millega me peaksime saama need pudelid siis ära anda ja kui ma ei eksi, siis need peaks saama vist peale kleepida. Jah, need on nagu kleepsud, tundub olevat. Et me saame need pudelid peale ära kleepida ja siis saame need ära anda. Nii et väga põnev. Meil on siin 1 ja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 tükki. Ja siin on ka veel sees. Et nendes kottides on need sees ja. Aga vaatame, kas siin on peal. Jaa, siin on juba peal, et need on juba peale siin on kleebitud. Väga super. Et võt, jah, et siin on meil siis see kolmas plokk. Ja see on meil siis granaat, õuna ja ingveriga 12 pudelit jooki. Et võt, väga vahva. Need muidugi on aegunud kaubad, et need siis ka üks plokk oli 3.50, muidu on rohkem. Et aga aegunud kaupid on alati seda, et on halvaks läinud või et ta on nagu kõlbmatu, või see tähendab seda, et lihtsalt nagu selle ideaalaeg on nagu täis saanud tootel. Aga et see võib veel näiteks nädalaid või isegi kuid vastu pidada nagu. Et see suhtes, et kui nad on aegunud, ei ole hullu saa midagi, tarbija võib ikka. Et aga eks igaüks ise teab, kas ta tahab aegunud kaupa tarbida või mitte nagu. Et aga see jälle midagi halba ei ole nagu. Et viimaselt pean neid kuidagi ära mahutama vaikselt ja siis need on kui muidugi need gaasilised joogid ka ja mulle väga nagu gaasilised joogid peale ei lähe, aga kui on hea jook, siis ma olen valmis isegi gaasilisi jooke tarbima ja neid läheb lihtsalt natukene aeglasemalt, et tarbin rahulikumalt. Nõnda jätkub juua ka siis pikemaks ajaks. Aga jah, need on siis tellitud taaskord siis Good Crunchy Foodi e-poest. Good Crunchy Foodi e-pood on siis Astri e-poest, et saad Good Crunchy Foodi kaupa tellida. Ja muidugi nendel on olemas ka siis sihukene laopood ka Tallinnas, kus saab kaupa osta. Vaatame muidugi kõike olulise info Good Crunchy Foodi kohta, vaadake alla videoinfosse. Need on olemas ka Instagram, nii et saate neid Instagramis jälgida, kui teil on see soov olemas. Ma lingin ka Good Crunchy Foodi Instagrami alla videoinfosse, võite neid soovi korral jälgida. Et aitäh siis Good Crunchy Foodile nende poolete eest, mis ma siis endale tellida sain. Et Good Crunchy Food on väga hea sõbralik firma ja kiitused neile kõigile sinna ja nad on väga tublid ja toredad ja kindlasti soovitan teil ka Good Crunchy Foodi tooteid osta, et thumbs up ja soovitused ja kiitused nende heaks ja teile soovitan ka, et ostke kindlasti. Aga hästi on aeg siis see video hakata asjad kokku tõmbama, või kokku pakkima, et see oligi selline väikene ülevaade sellest, et võtame endale kokku ostsin. See mul raha oli, et sain tellida, see on väga hea. Aga muidu teinekord on ikkagi mõttekam tellida kulleri koju, kuigi see muidugi kõvasti kallimaks, aga käsitsi ka tassida koju niimoodi uhkavad veel käed otsust ära. Aga õnneks buss tõi kodule lähemale ja niimoodi oli vähem maad tassida ja siis üks tuttavitest veel tuppa tassida, et sain abi siida sealt. Aga hästi, see selleks oli siis selline video, ma ootan, et see video meeldis ja kui teile video meeldis, palun väärtusele videole like, kommenteerida sõbralikku ja positiivset ning kommentaariumis olge inimlikud siis teiste vastu. Ja kindlasti vaadake alla videoinfos, videoinfos on olemas igasuguste kasuliku informatsiooni, mida võiksite teada või mille vastu võiksite huvi tunda.
on näiteks olemas minu Mertsi veebipood, infos olemas, PayPali annetuslinkus saadab mulle annetusvideo, kui teil on soov, võimalus olemas, näiteks on siis minu mängude veebipood, mis on öeldud koostöös Nexusega, on Google'i puhul info ja palju muud taolist. Soovitan kindlasti video infoga tutvuda ka, et seal leiab igasugust informatsiooni. Järgin siia lainele, siis on vaadata minu uus ja video vaadata. Senise nägemist, Kunnalju, taas järgmises videos. Aitäh, et vaatasite ja nägemist!